Tervist! Täna 24. augustil 2026. aastal tähistame Ukraina taasiseseisvumise aastapäeva ja ühtlasi kuulutatakse välja Eesti Vabariigi presidendi kandidaadid. Kuivõrd meie kolledžis õpib mitu Ukraina noormeest, kellega sel suvel oleme teinud intensiivset eesti keele õpet, siis IT noorhärrad mind vastutasuks eesti keele C1 õpetamise eest on harjutanud usalda, aga kontrolli, taustakontrolli, IT telgitaguseid, tehisintellekti viperusi korrigeerima. Meile ütleb doktor Google, olge te lahked. Ukraina tähistab День незалежности Ukraini mälestatakse. See tähendab seda, et Ukraina iseseisvuspäeva teemaline AI seisukoht ei ole maailma kõige õnnestunum. Meil on võimalik seda siinsamas kanalis korrigeerida. Mõkida Minajevi tekst, kiri minu presidendile ilmus äsja Õhtulehe rubriigis. Kiri minu presidendile, selge ju, noor Ukraina sõjapõgenik ütleb, kuulake neid, kes on tulnud siia. Eesti on saanud mu uueks ja ainsaks koduks. Minul on au oma õpilase teksti kasutada inspiratsioonina, õppematerjalina. Minu Ukraina ei ole uudiste Ukraina. Minu Ukraina ei ole riiklik poliitika, annetuskeskkonnad koos oma suure Blackiga. Minu Ukraina on mu kaasteelised, kes on seal käinud ja käivad edasi viimas kõike vajalikku. Minu Ukraina on sõja algusest alates inimesed meie kolledžis ja keeltekoolis. Mul on au. Loen teile ette ilma komatamata loomulikult. Mõkida kirja presidendile ja ühtlasi esitan sulle väljakutse, kirjuta oma kiri presidendile. Tuld ja mitte tõrva, puhastustuld. Lugupeetud härra president, Õhtulehes Anette Hermaküla toimetas välja sõna härra. Nagu me teame, tänase seisuga on meil Ülle Madise, tuntud lastesõber, seatud õhtuks arvatavasti praegu ainsaks kandidaadiks. Tead, meie teiega ei tea tegelikult midagi. Need, kes teavad, väidavad, et presidendiks saab suhteliselt noor, äge meesterahvas.
Niisiis Miki tekstist ma härrat originaalis välja ei toimetanud, veel enam, ma üldse ei toimetanud ei Mõkida esimest publikatsiooni Eesti meedias ega ka debüütromaani, mis on noorhärral ilmumas lähipäevil. Korrektuuri lugesin liigutuse ja vaimustusega. Lugupeetud härra president, minu nimi on Miki 3310. Olen 16-aastane programmeerija, õpin Kehtnas IT erialal ja otsustan järgmisel õppeaastal, kas keskendun Raplamaa rakenduslikus kolledžis serverite hooldaja või veebiarendaja fookusele küberturvalisus niikuinii. Elan Järva kandis ega kavatse vähemalt esialgu Eestist kuhugi edasi minna. Tulin siia Ukrainast 4 aasta eest sõja tõttu. Oma raamatus viib Mõkida tegevuse Soome. Minu kodu põles rünnakute tõttu ära. Eesti on saanud mu uueks ja ainsaks koduks. Kirjutan alla koolivenna kirjale. Minu nimi on Mõkailo. Olen elanud Eestis pagulasena juba 4 aastat. Soovin südamest tänada teie riiki uskumatu toetuse eest. Ukraina ja Eesti on tõeliselt ägedad sõbrad ja kindlad liitlased. Eesti on erakordselt suurepärane, mugav ja rahulik riik, millel on suurepärased tuleviku väljavaated. Usun, et meie partnerlus muutub tulevikus veelgi tugevamaks. Jätkab Miki. Ma ei kirjuta praegu selleks, et lihtsalt kurta, vaid et öelda otse, süsteem ei pane tähele neid, kes tahavad nullist tulevikku luua. See kehtib ka noorte eestlaste kohta. Minu projekt on kohalik raadio Nick Radofem. Tee sellest podcast oma koduleheküljel Mõkida. Tahan seda arendada, edastada ja proovida uusi asju, kuid millega ma kokku puutun väikestes kohtades nagu Järvakandi pole füüsiliselt ei infrastruktuuri ega võimalusi ei ole õieti kogu Raplamaalgi. Tänu taevale, et 16-aastast noormeest ei võetud koduküla Krossi poodi suveks tööle. Töö tuli sealt, milleks see fenomenaalne poiss sündinud on. Kodulehed, äpid, kaaned, küljendused, kujundused. Go. Koos pankade esindustega pandi kinni ka populaarne Tre raadio. FM sagedusele pääsemine on noorele entusiastile ette kaotatud missioon, mis põrkub bürokraatia ja eelarve finantsi võimaluste puudumise taha. President on põhiseaduse ja tuleviku garant. Millist tulevikku me aga ehitame, kui Linux ja avatud lähtekoodiga tarkvara, open source, lükatakse riigiasutustes ja hariduses endiselt kommertsmonopolide varju. Mina ka iga natukese aja tagant maksan Microsoftile. Minu makstud kalumi eest tehakse mõni tribukke. Andke roheline tuli Linuxile ja vabale tarkvarale
Selle asemel, et sundida kõiki hiiglaste lõa otsas istuma, on küll väljend, et meedia on kolmas võim, aga hästi juhitud riigis ei tohiks see niimoodi olla. Hästi juhitud maailmas ei peaks ellujäämise, elamise, olemas olemise eest poolt vähemalt sissetulekust maksma riigile, mis on olemas kaheldavalt. Noored ettevõtjad on riigi jaoks nähtamatud, olen 16-aastane, ma tahan luua, käivitada raadiot, kirjutada ettevõtte jaoks koodi ja tulevikus makse maksta. Kuid bürokraatlik masinavärk on ehitatud nii, nagu poleks alla 18-aastasel inimesel õigust oma algatusele, kui tal pole selja taga rikkaid vanemaid või valmisfondi. Igaüks ei ole Rothschild. Rockefeller ka ei ole. Minaev on. Kuid siin riigis korrektuuri lugeja, mina lasi vea läbi. Siin riigis on nii vähe inimesi, aga silma paista ja oma andeid varakult näitama ja rakendama saavad hakata vaid need lapsed ja noorukid, kellel on mõjukad sugulased või sentimentaalne protégé. Friends, fools and family. Mina olen pagulane. Seadusi kirjutavad inimesed, kes on tegelikust tehnoloogiast ja elust sellistes piirkondades nagu Järvakandi kaugel. Siin on väga lihtne muutuda nähtamatuks ja selleks jäädagi. Kui riigipea ei hakka viimaseid alles olevaid noori avalikkuse ja eneseteostuse poole aitama. Härra president, no on nii kirjas. Kuulake neid, kes on nooremad ja kes on tulnud siia, et seda riiki nullist üles ehitada. Lapse suu ei valeta. Kinnitan, et jään just Eestit looma ega lähe siit Šveitsidesse või muud sellist. Ma ei vaja halastust ega kingitusi. Need inimesed töötavad siin meie hulgas, rääkides tasemel C1 eesti keelt. Kes õpetas? Mina tean. Me vajame võimalusi kättesaadavaid ressursse, odavat võrku idufirmadele ja seadusi, mis ei peta ega suru maha ja ei suukorvista algatust enne, kui inimene saab 18-aastaseks. Jah, ma olen naiivne, aga ma usun paremasse tulevikku. Usu sina ka. Lugupidamisega Mõkida Minaev. Tänan südamest võimaluse eest olla inimeste kõrval, kes on minu Ukraina ja kes on tulevane Eesti. Andekad, töökad, meeletult motiveeritud. Slava Ukraini.
Heroям слава!